ükskõik millise valiku Eesti teeb, meil võiks olla seal mingisugune loomulik eelis. Et me ei hakka teistele järgi jooksma, et me juba oleme head, paistame välja, ehitame nende tugevuste peale, mis meil olemas on. Ja tõesti on need siis digitaalsed terviseandmed, geeniinfo. Me peaksime jääma selle tugevuse juurde, mida me 90-ndatest saadik oleme juba üles ehitanud. Kogu see tehisaru, kõik see andmepõhised terviseteenused, kõik see põhineb andmetöötlusel ja inimeste päris andmetel. Ja see on ma arvan, et see on tee, millele me peaksime fokuseerima, see on meie tugevus, me oleme tuntud andmetöötlusega, digitaliseerimisega. See personaalne meditsiin, kuna kahjuks nagu sellest ainult räägitakse, aga ühtegi tulemust ei ole. Et see on nagu see, mis nii aitaks raha säästa, kui ka parandaks teilt meie konkurentsivõimet ja oleks selline unikaalne nišni. Ehk siis me peaksime siiski investeerima eriti haridusse ja ka siis teadusesse. Ma Euroopa Liiduna investeeriks tõesti niisugustesse baasteadustesse ja kliinilistesse uuringutesse just, mis puudutavad vaimset tervist, et see oleks see koht, kuhu ma kindlasti Euroopa Liidu raha paneks. On 3 asja, biotehnoloogia, siis haruldaste muldmetallide, metallide töötlemine, mille järgi janu on metsik ja siis kaitsetööstus. Kui investeerida haridusse, siis lapsed saavad targaks, kui nad on targad, siis nad on jõukad ja kui Jumal annab, siis õnnelikud ka. Aga samas ei tohi ära unustada ka seda, et me oleme siin Riigikogus arutanud, et lollus on inimõigus, midagi ei ole teha. Aga tuleb proovida ikkagi lubada ja võimaldada võimalikult hea haridus, tehnoloogia, matek, inseneeria, robotika. Konkreetne asi on loomulikult jällegi õpetajate teema, õpetajate järelkasv, õpetajate palgad, õpetaja ameti maine kasv. See on hästi oluline, see lahendab väga palju probleeme kohe, nii haridusvaldkonnas kui ka üleüldse. Ja globaalsem kindlustunne. Riik peab väga hoolikalt mõtlema selle peale, et inimestel, eriti peredel ja lastel peab olema kindlustunne ja seda kindlustunnet on vaja tekitada. Regionaalpoliitikas on väga suured puudujäägid, siin on vaja kindlasti panustada ja investeerida, innovatsiooni sinna tuua ja igatpidi aidata kaasa, et seal mingisugune tekkis kas või algtasandil, eks ole, mingi väike ettevõtlus, et seal mingisugune majandustegevus toimuks, mitte lihtsalt külapoe tasandil, eks ole, ja kõik sellest, ma usun, me oleme ühte meelt. Ja regionaalpoliitika on see juures ka väga hea sündimuse toeta, sest et teatavasti lapsed sünnivad rohkem ikkagi mitte linnas, vaid hoopis just väljaspool linna.